looga ja teie ees on taas mälumäng Räägime küsimust. Mina olen Helena Hallimäe G3B klassist ning viin selle saate läbi. Tänases duellis astuvad vastamisi G1N ja G2D. G2D klassis siis Kaarel ja Mariann. Kas olete kuidagi valmistunud ka mängu jaoks? Ei, mitte midagi. Ja G1N klassi poisid Eerik ja Gregor, kas tuleb võit koju? Ikka, peab tulema. Super, aga pikka sissejuhatust ei tee, siis alustame mänguga. Esimene küsimus kategooriaks on Eesti näitlejad. Ning küsimus kõlab nii, kes on see naisnäitleja? See pole see. Tead näitlejaid või? Ei. Ma ka mitte. Nad ka ei tea need. Te võite kõvemini ka rääkida. Vastame teisele. Teise. Okei, 2 punkti vihje tuleb kümnendikele. Aastatel 2014 kuni 2022 kandis ta perekonna nime Purde. Mis saab? See, vaata. Eesti näitlejad ja see on siis naisnäitleja, keda ma ütlesime. Oota, ma olen kuulnud kuidagi. Tuttav, jah. Aga kui ma oskan öelda ainult perekonna nime, sobib või? Selle näitleja. Okei, läheb. Ma pakun, et Pähklimägi. Ma olen kuulnud seda kusagil. 1 punkti vihje tuleb teile. Ta on tuntud Heidi Õiga-Pauluse rolli poolest. No siis jah. Jah. Saakti Pähklimägi. Elina Pähklimägi on õige vastus. Väga hea algus. Liigume edasi teise küsimuse juurde, mille kategooriaks on geograafia. Ning meie küsime, mis riigiga on tegu? G2D. Essana. 2 punkti vihje. Selle riigi pealinnas asub üks Euroopa vanemaid ja suuremaid raamatukogusid. Teadlas. Ja küll. Mis maarid? Mida sa näed? No Euroopa vana suht, nii et äkki on Prantsusmaa. Ma ei tea. Läheb Prantsusmaa lukku. Läheb Prantsusmaa. 1 punkti vihje. See riik on tuntud oma kauni looduse, saarte ja metsade poolest ning kuulub Balti riikide hulka. Eesti. Ja Eesti õige vastus. See ongi siis see kõrdi suur raamatukogu. Normaalne. Praegu tööta. Normaalne. Aeg on edasi liikuda 3. küsimuse juurde, mille kategooriaks on filmikunst. Meie küsime, mis on selle filmi nimi? Võtame 2 punkti. Mis sul kaotada on? No võtame esimesena siis. Esimesena. 2 punkti vihje. Tsitaat. Ütle talle, me oleme Tallinnast. Ütle talle, me maksame. Pärineb just sellest filmist. Kas on mingid pakkumisi? Midagi. Mingi filmi peab pakkuma? Jah. Peab. Pakun Kiired ja ühesed. 6 osa. See on lihtsalt filmi. 1 punkti vihje. 2023. aastal tehti sellest filmist uus variant, miks kandis pealkirja Suvitajad. Suvitajad on uus osa aine, siis nagu vana peale Siit pooltest ka ei tule või? Paneme tallitajad siis. Õige vastus on siis Siin me oleme. Ei tulnud kellegi punkti kahjuks. 4. küsimus kategooriaks on muusika. Meie küsime, kes on see laulja? Ma ei tea laulist midagi, aga paneme... Me juba kaotame midagi. Jah, paneme saanud. 2 punkti vihje. Ta on TV3 telesaate Me armastame Eestit saatejuht. Ma tean, seda, aga ma ei tea Kurat. Oota, ära välja silita. Kas ta nimi oli Ines ei olnud? Jah, Ines. Ines. Kas oskate täpsemalt öelda? Ines, see brünett on. Ines. Perekonna nime kas või? Jah. Nurkan pole Ines. Mingi Ines on.
Eesti Park, mine siit. jah. tal on tegelikult Ines on teine nimi. Esimest nime võiks ka teada. Ma ei tea, mulle praegu ei tule. Pool. Jah, pool punkti. 1 punkti vihje. Tema repertuaari kuulub laul nimega 15 magamata ööd. Oli see, ma ei mäleta, kas see mingi teise nime panen, oli see Edaine Seti või? Edaine Seti läheb lukku, sest et see on õige vastas. Tubli poiss, ne. Pool punkti tuleb siit. Aga jah. Kõlab 5. küsimus kategoorias linnad. Meie küsime, mis linn? Teisena. 2 punkti vihje. Vastate 1 punkti vihje peale või? Jah. Okei, 2 punkti vihje tuleb teile. Tuntud seriaal Gossip Girl on filmitud just selles linnas. New York. 1 punkti vihje. Selles linnas asub Central Park. New York. Ja New York on õige vastus. Pole kunagi vaadanud. Oleme jõudnud poole peale ning kõlab 6. küsimus, mis tuleb kategooriast elektroonika. Meie küsime, milline kodumasin? Esimesena. 2 punkti vihje. Selle masina leiutamine muutis koduse koristamise palju lihtsamaks. Tolmuimeja. 1 punkti vihje. Inglise keeles on selle nimi vacuum cleaner. Mis on tolmuimeja? Tublid. Let's go. Kuidas muidu ennast tunnete, kas pinge on veel peal või läheb võidu peale? Me oleme lähedal. Võidu peale. Võidu peale. Ei tunne pingetada. Aga liigume edasi siis 7. küsimus kategooriast kunst ja meie küsime, kes on see kunstnik? Te ei taha üldse nuppu vajutada või? Sa oled kunstnik või? Mitte väga. No äkki. Vastame ikka esimesena. 2 punkti vihje. Tema päevik on kirjutatud paremalt vasakule. Arvatakse, et ta oli vasakukäeline ja nii oli mugavam. Kunstnik. Jah. On sul ideid? Asi. On sul ideid? Da Vinci. Päriselt või? Ma ei tea. Da Vinci läheb. 1 punkti vihje. Tema tuntuim portree on Mona Lisa. Da Vinci. Leonardo da Vinci on õige vastas. Lõpusirged 8. küsimus kategooriast kirjandus. Kuidas teile kirjandus muidu meeldib? Olete raamatufännid? Räägid. Muidugi. Jah. Aga siis meie küsime, kes on see kirjanik? Julge hoiatada. Ta sa raadlaamtud. Mitte väga, aga... Okei, proovime. Esimese vastame. 2 punkti vihje. Ta oli esimene eestlane, kellel juba tema eluajal ausammas püstitati. Ausammas. Oota. Seda ka. Neid on nii palju ju. Ausambaid on, aga see. Mingi Tammsaare. Ma ei tea. Paneme Tammsaare. Tammsaare. 1 punkti vihje. Ta kirjutas ühele raamatule 5 osa. Pakume sama. See on Tammsaare. Anton Hansen Tammsaare õige vastas. Ja mängu seis on... Jah. Te peate ikka nupule pihta saama. 9. küsimus kategooriast arvutimängud. Meie küsime, mis on selle mängu nimi? Poisid. Essana. 2 punkti vihje. See on avatud maailmamäng. Viib sind fiktiivsesse osariiki nimega San Andreas, kus saad harrastada autosid, täita missioone ja luua kaost. GTA. 1 punkti vihje. Selle mängu 5 osa ilmus 2013. aastal ja on üks müüdumaid mänge maailmas. Mis on GTA 5? Jah, GTA. Siin on jah, punkti seis on ju 9-11,5. Aga ongi kätte aeg siis meie viimase küsimuse jaoks. Ja see tuleb kategoorias pardameeskond. Ja meie küsime, kes on see õpetaja? Essana. No vahet pole me. Jah, Essana. 2 punkti vihje. Just see õpetaja ei oska vilistada, nipsu teha ega eriti hästi paelu siduda. Õpetaja? Jah. Meie koolist? Meie koolist, jah. Nipsu seda. Paelu siduda. Kas kõik krõpsudega koolis? Mis asja? Nagu nende krõpsudega vaata koolis. Või ka ma. Ma arvan, see kõlab nagu
Andres Sepp. 1 punkti hea. tema lemmiktoiduks on Korea barbecue. Mulle tundub küll nagu. Ma olen siin 2 kuud käinud, ma ei tea midagi. No, tundub nagu siuke meessoost isik. No ma tean. No kes on veel meestest õpetajad meil koolis? Mul polegi rohkem. Ta on Roman. Rohkem palju. Ja ta on liiga tark, et ei oskaks paemasid. Aga tegelikult Roman, vaata, tal on mingid... Pagume Roman, Hajala õpetaja, ma ei tea perioon nime. Õige vastus on tegelikult Joosep Võrno. Aga niimoodi siis lõppeski esimene mäng. Lõppseisus 11,59. Aitäh, et osalesite. Loodan, et teile meeldis. Näeme järgmises saates. Matid on kõrvuti maas.